Nii, ja kohe siis hakkamas tänane teine mäng, mida kommenteerime. Anton Pavlov, Eesti, mängib Šveitsis Adrian Bosseli vastu. Esimene punkt, servib Bossel, 15-0. Meelde tuletuseks siis, et Bossel on turniiril esimesena asetatud maailma edetabelis praegu 373. mängija. On olnud ka kõrgemal. Veidi üle 2 aasta tagasi oli ta 317. Aga juba sellis rahvusvahelises tennise karussellis pikalt. 8 aastat omab ta ATP punkte ja kokku võitnud 5 Futures turniiri sel aastal kiirel kattel Kataris. Ja alustab oma servigeimi väga kindlalt 40-0. Kahekümne 7-aastane, et väga kogenud mängija. Junioride klassis väga keerilisega silma ei ole paistnud. Aga nagu ma ütlesin, siis ITF-i Futuresi turniiride tasemel igati korralik mängumees ja see aasta näiteks on tema vastu 2 korda mänginud ka Jürgen Zopp. Ja kusjuures ühes mängus oli Zoppil päris palju nägi vaeva šveitslase alistamisega. Anton Pavlov mängib siis 3. turniiri põhitabelis vaba pääsmega. Tartus jõudis ta teise ringi, kus kaotas hilisemale finalistile. Tallinna turniiril paraku see tal ei õnnestunud, seal ta kaotas kohe esimeses ringis. Pärnu turniiri avaringis võitis Pavlov sakslast Sebastian Wagnerit. See oli eile õhtul toimunud mäng. Hästi huvitav mäng oli iseenesest ja 7-5, 6-3. Esimeses setis oli Pavlovil ka keeruline seisul 5-5 oli vastasel murdepallid, aga sealt ta tuli ilusti välja ja eile servis väga hästi Anton. Ei tule praegu peast täpselt meelde, aga vist oli 15, 16, 15 asja vist vähemalt, kui mitte rohkem. Adrian Bossel omakorda võitis venelast Aleksander Bublikut 6-2, 7-5. Tasa ja teine serv. Tuli auto ja 30-15. Selle mängu võitja läheb kokku Tom Schönenbergiga Saksamaalt, kes võitis täna Vitali Kozjukovi Venemaalt. Seal jäi mäng pooleli, et esimese seti võitis Schönenberg 7-6, seal set kestis üle 1,5 tunni, juhtis teises 4-1, aga Vene mängija mängis teises seti põhimõtteliselt vigastatuna ja loobus. Üks topelt viga ja 30 tase. Igal juhul kogenum vastane praegu, kui eile on Pavlovil teisel pool võrku ja lihtne kindlasti ei saa olema ja Bossel on vaieldamatult favoriit selles mängus.
40-30. ja väga hästi Antoni poolt mängitud ja 1-1. Vist 0. Võrgu puude esimesel läheb. Ja Bossel võtab kindlalt oma servi ja juhib 2-1 esimeses setis. Ja loeti serv sisse S, 15-0. Tasa.
jah, Pavlov arvas, et see esimene serv oli tal õige, aga nüüd pani palli mängu, oli väga pehme serv ja sealt Bossel survestas Pavlovit, tuli võrku ja 15-30. mõlemad mängijad on vasakukäelised. väga hea serv. teise kasti servibki Pavlov. see serv on tal efektiivsem ja no üldiselt ongi nii, et vasakukäelistel teise kasti ongi väga keeruline tõrjuda. võib-olla kui vastas on teine vasakukäeline, on olukord veidi parem, aga üldiselt klassika on nii, et üldjuhul eestkäsi on tugevam mängijatel kui tagakäsi, aga ega see ei ole ka reegel. on tasa 30. kui esimene serv jookseb Pavlovil, siis oma servi keime saab mängida küll Bosseli vastu. nüüdki hea serv. ja kindlalt mängitud 40-30. aga jah, vastase servilt pole ka Pavlov midagi vastu saanud, praegu vastu pakkuda saanud. 40-30. oluline oleks see keimid kohe esimeselt võimalusest kätte saada. ja väga hea serv, üllatas vastast. aga ja nüüd äralöögi moodi pall meetri jagu külje pealt tõmmati, et jääme eksimus. Bossel sai vaevu palli mängu pandud. Tundus küll õige pall olevat. Vaatame kordust. Mis kordus näitab? Kordusest ei saanud kordust. Ei saanud me kahjuks kordust. Aga iseenesest istume siin joone juures. Tundus küll, et serv oli õige. Tegelikult. Nii et siin šveitslase protest ei olnud päris õigustatud. Hästi löödud küll Bosseli poolt, aga veidikene külje pealt väljas ja 2-2. Esialgu see pilt ei ole sugugi veel päris lootusetu. Ja paralleelselt siis veel on veel käimas mäng Elistratov Maaden. Seal on Elistratov ees 7-6-5-3. Ja viimased üksikmängud on veel peale minemata tänased. Ja supermäng Pavlovilt, supermäng. 15. Kaotada pole midagi. Rahuliku meelega ja vastavalt olukorrale. Võidu kohustus on kindlasti siin Bosselil. Pavlovil oleks mida parem tulemus täna pigem boonuseks ja väga hästi mängitud Bossel. Kui nüüd oleks Pavlov selle palli üle saanud korralikult, oli juba Bossel võrgus valmis. 15 tasa. Mõlemi pool praegu esimese punkti mängis Pavlov hästi ja teise Bossel.
väga kindlalt mängitud. 30-15 ja no ega võib-olla šveitslane, ega ta pole veel kogu oma võimekust selles mängus näidanud. Eks alati tugevam mängija loodab lihtsamini läbi saada, lihtsamini võid kätte saada, aga praegu on Pavlov oma servigeimi hästi mänginud ja üritab vastu hakata vastasele ja niisama igal juhul ei tohi niisama mitte midagi kinkida. Hammastega kinni hoida ja võib kõike juhtuda. Kahjuks tõrje välja ja 40-15. Positsioon oli hea muidugi šveitslasel, et küll õnnega pooleks lõi selle palju üle, aga initsiatiiv oli ikkagi tema käes, nii et selles mõttes, kui palju poleks ka võrku puutunud, tõenäoliselt üks punkt võidetud ja 3-2 Posselile esimeses setis. Ja kaheldav teine serv oli praegu, aga topelt viga ja veidi hilja ütles kohtunik selle otsus, aga võis viga küll olla. Ja 0-15. Äsja lõppes ka mäng, Elistratov võitis sakslast Janik Maadenit 7-6-6-3. See tähendab seda, et Elistratov kohtub homme Vladimir Ivanoviga, et kindlasti väga hea mäng on tulemas. Tuletan meelde, et Elistratov oli Tallinnas Paf Openil finaalis, kus ta küll Jürgen Soppile suurt vastupanu ei suutnud osutada. Aga Ivanoviga on kindlasti tulemas tõsine lisategine lahing. Ja nüüd mängis Anton Pavlov väga hästi. Vastu liikumist petis vastase ära ja istis tasa. Supermäng, 2 head punkti Pavlovilt ja oma servilt väga ilusad esitust täna. Võib-olla see topelt viga oli liiast selles skeemi alguses, aga momendil asi taas kontrolli all.
tõrje auti ja 3-3. Ja teine serv oli ja Pavlov üritas sealt kohe tõrjega survestada. Kõige lihtsam löök. Jõudnud ära katta palli. Ja julgelt mängitud ja 15 tasa. Oi. 30-15. Pikk viga oli tegelikult. Ja tõrje praegu Ivanov ise, vabandust, Pavlovil. Ja 30 tasa. Ei saanud tõrjutud. Serv oli. Ja 4-3 Bossel juhib esimeses setis. Aga selles game'is ütles Pavlov. Palli mängu sai näitas päris head minekut, et ei ole hullu midagi. Vastase servi on loomulikult väga raske murda, et üldse siin murde pallinigi jõuda.
15. Keel läks vist jah katki. 0:30. Ja nüüd mängis 15:30. Nüüd mängis Anton väga ilusti. 30 tasa. Esimesed otsustavad hetked on lähenemas. 0:30 ei olnud kõige parem. Seis esialgu siis 30 tasa ja esimest servi vaja. Kolmkümmend 40, siin ei olnud küll põhjust Pavlovil midagi protesteerida, pall oli audis, ilmselgelt audis. Aga jah, kui ta ei ole kindel kohtunik otsus, siis hakkab igas otsuses juba kahtlema. See ei ole hea, tuleb keskenduda ikkagi eelkõige mängule. Murdepall, Adrian Passalile. Nüüd ei tulnud esimene serv välja ja hea võimalus šveitslasel serv murda. Ja teise servi tegi praegu Pavlov. Mäng tasa. Edu Pavlovil. Kahju praegu oli õnne Bosselil ja tähtis punkt, tähtis game ka ja
sai küll Pavlov palli kätte ja see, kuhu ta paigutas, ei paiguta sugugi valesse kohta, aga veidikene 5 sentimeetrit külje pealt auti ja tasamäng taas. Kahju ja siin see setis veel elus püsida, see käima igal juhul ära võtta oma servi, mitte kaotada. Ja pikk serv oli. Nüüd forsseeris üle ja niigi oli surve all, et vastane tõrjus hästi ja sellel löögil üritas tempot juurde lisada, aga see nagu nii oli löök keskele ja teine murdepall selles skeemis Adrian Bosselile. Tasam. Väsib juba servimisest ära, nii kaua kestab see game. Kolmas murdepall Bossel, vägisi kipub minema silma, et Bossel tahab selle servi Pavlovilt ikkagi ära võtta. Pavlov praegu on ise aidanud ka mitmel juhul see. See hea servi. Ja nüüd oli Bosselil kahel korral oli selles game'is õnne. Siis kui oli Pavlovil gamepall, siis oli võrgutrips, mis Bosselit selles game'is veel sees hoidis, aga nüüd praegu ka. Õnnega pooleks, et tõrjalt palju üle võrgu lendas ja Pavlov ei olnud lihtsalt valmis. Hindas olukorda valesti, tõenäoliselt tundus talle, et pall võrku kinni, aga nii ei juhtunud ja 5-3 Bossel ja ta servib seti võidule. Tõrje auti 15-0. Out 30-0. Ja 3 settpalli Bosselile. Saigi läbi ja 6-3 Adrian Bossel juhtimas.
poolte vahetus, väike puhkus ja mäng jätkub teise setiga. Teist seti saab alustada Anton Pavlov. Kõik palli vahetus ja lõppes šveitslase eksimusega 15-0. Jaa, super. Üks paremaid punkte tänases mängus Pavlovi poolt, võimsalt mängitud. 30-0. Ilmselt mängutempo on vastu võetav ja Pavlov saab mängida. Esimesena asetatud mees turniiril ei ole seni küll selles mängus sellist klassi või ülekaalu näidanud, sõltumata seti võidust 6-3. See eeldaks, et Pavlovil üldse mingit varianti ei ole, et mängida ja muidugi tõenäoliselt šveitslasel on veel mingi varukäik ka varuks olemas, aga võrgupuude. Need 15. Viga. Nüüd ei ole põhjust tujutseda. 40-15 pole hullu, teise seti algus. Pall mängu ja pole hullu midagi. Aga jah, siin serv jäi nii pehmeks, et siin ei olnud Bosselil mingit raskust. Nii et 40-0 pealt on seis juba 40-30. Nüüd ei ole esimene serv ka enam. Ei jookse. Ja nüüd šveitslane natuke aitas Pavlovit, et Pavlov oli päris hädas.
aga no mis on põhiline, et suutis palli ikka tagasi vastasele poolele toimetada ning siin Bossel üritas võrgust lühikese palli võrgu taha paigutada, aga paigutas külje pealt auti ja 1-0 Pavlov juhib Deficietis. Mul 15. Tasa. Ei tasu loobuda, peale midagi hullu. Jaa, supermäng Bosselilt 40-15. Jaa, supermäng 1-1. Aga ikkagi eelduseks on eelkõige see, et hea serv oli. Selline hea serv, siis on lihtsam lõpule viia.
40-0. Neljas äss Pavlovelt ja mis on huvitav, et Adrian Bosselil pole ühtegi ässa olnud. Seni. Pavlov hoiab oma servi kindlalt ja juhib 2-1 teises setis. Esimesed 6-3 Bosselile. Tasa. Tallinna turniiril Bossel oli teisena asetatud, seal ta kaotas kohe avaringis Valgevenes Andrei Vassilevskile 3 setis, nii et see eelmine turniir oli täiesti ebaõnnestus. Positsioon polnud üldse halb praegu Pavlovil. Ütles ise hiljem, et oleks võinud krossi lüüa, võib-olla tõesti see kõik ei olnud löök, ei olnud ehk kõige õigem lahendus, aga otseselt ei saa öelda, et see on just ka vale taktikaline käik. Küsimus on see, et kas löök tuleb välja või mitte. Tõrjutud suudab ta vastase servi, nagu ma ütlesin, Bosseli pole veel ühtegi ässa seni, aga jah, seal juba jäi hiljaks, et seda palli oli väga raske korralikult pallimängu panna. 40-15. Ja nüüd oli võimas esitus Bosselilt ja teis on 2-2 teises setis.
oktoobri keskel kohtus mängis Boschel mängis 2 korral, septembris kui oktoobris Vladimir Ivanoviga ja Stockholmi turniiri kvalifikatsioonis ta kaotas Ivanovile. Mängis Anton Pavlov väga ilusti, filigraanselt. Ja teisel juhul jälle aga Rootsi Futures turniiril 16 hulgas ta võitis Ivanovi 3 setis, nii et see annab teatavat ettekujutust mängija klassist, aga samas mängis Tsopiga, nagu ma ütlesin, 3 setti, kaotas alles 4-6 otsustavas. Teisel turniiril jälle kaotas kindlalt Tsopile, nii et ja nüüd näitas klassi. Fantastiline tõrje oli, mistis tasa. Ja teine serve 30-15. Jürgen Tsopiga on ta veelgi kohtunud sel aastal. Juunikuus kaotas ta Tsopile Hollandi turniiri kvalifikatsioonis 3-6, nii et üldiselt Jürgen Tsopile tuttav vastane ja Jürgen on teda karistanud mitmel korral. Supermäng, no selline mäng, seda on nauditav jälgida. Tartus mängis väga korralikku tennist Pavlov ja siin on ta Pärnus ka ikkagi, ega siin selles mängus ka väga palju ikkagi etteid ei saa teha. Teine serv, aga vastane edus hästi. Oi, õnnestus täiesti löök ja poolte vahetus 3-2, Pavlov juhib teises setis. Tasub 27-aastane šveitslane servima. See oli vormistamise küsimus. 30-0.
lõi peale ja ei jõudnud reageerida Bossel on sellele pallile ja 30-15. Ega alati ei pea mööda lööma ja et kui selline vastane on võrgus ja võimalus mitmesse kohta palli panna, kes tõstad üle, üritad üle tõsta või lihtsalt madala palli, mida on raske üle võrgu toimetada või siis või mööda. Aga üks lahendus on lüüa lihtsalt peale. Seda ka Pavlov tegi eelmises palliväes, aga nüüd ei saanud tõrjutud ja 40-15. Ja kuigi šveitslased ässasid ei ole olnud, siiski on tal päris palju selliseid serve, kus otse servilt saab punkte ja see näitab seda, et alati ei pea ässa lööma. Pavlov on selles mõttes edukam olnud, tal on 4 ässa olnud. Samas Bosselil pole ka ühtegi topeltviga. Pavlovil on neid 2. Ja nüüd nagu sõnusin ära, et tuligi esimene topeltviga Bosselilt ja ta juhib 40-30. Keegi räägib. Ja praegu Šveitsi mäng just seda segab, et see on fitnessi. Mis ma enne rääksin, kui tähendab jõusaal on siin lähedal ja võib-olla see on vist. Oi ja nüüd oli väike variant ja ega üldiselt oli surve all, aga arvas ära, kuhu Bossel lööb ja blokeeris seda palli nüüd kahjuks pikaks. Sealt on juba raske sisse lüüa, et parem õnne korral oleks võib-olla see õnnestunudki. Ja nii on siis 3-3 teises setis. Selline suhteliselt sarnane pilt esimese setiga. Siis seti lõpus Bossel oli natukene vunki juurde ja võttis seti võidu ära. Eks näis, kas nüüdki midagi analoogset juhtub. Korralik teeni see on. Kahtlane pall oli siin tagajoonelus, aga see pall võis riivata küll tagamist joont, et siin kindlalt väita, et see oleks pikk olnud, ei ole küll põhjust. Pikem võib-olla isegi sees ja õigustatult 30-0. Ja nüüd forsseeris ka Šveitsenile kogenud mängija. Muidu tal on mängustiil selline suhteliselt lõdva liigutusega ja just raket ei taha, aga praegu rahvakeeli öeldes kangutas üle ja 40-0 Pavlovile. Vajutas 2 meetrit auti. Pavlov ja 40-15.
ei saa, just saab vette ilusti game'is ja siis ikka varem on olnud mitu korda nii, et eduseisult oma servit ei saa esimest servi kuidagi. Teine serv küll ei olnud suju paha, aga vastane ootas eest ka alla servis. Mossel oli valmis. Tegi hea sügava tõrje, nii et 40-30. Jälle ei saa esimest servi siis. Võib see edu kokku sulada. Nüüd oli Zlatav ja Bossel eksis. Keerulise palliga suugi ja see tähendab seda, et Pavlov juhib teises setis 4-3. Igal juhul on juba game võidetud rohkem kui esimeses setis Pavlovi poolt. Kohati sellist imelikke vigu tegema Šveitsa. Ka. Ja nüüd on selle mängi üks võtmemomente. Aga hea serv Vosselilt ja sai küll, tubli oli, Pavlov sai selle servi platsile tagasi löödud, aga jäi keeruline. Siin palju võimalusi antud, 15-30. Kui eile õhtul, kui Pavlov mängis, on ka nüüd varem toimub see mäng, on tulnud päris palju inimesi talle kaasa enam. Nii et nii-öelda koduseinad toetavad. Aga, no nii, nüüd on natuke lihtsam. Ja supermäng Anton Pavlovilt ja 2 murdepalli. Need on esimesed murdepallid Pavlovil selles mängus ja väga olulisel hetkel. 4-3 teises seti sees. Võimalus 5-3 ette minna.
aga ei ole midagi teha. Väga hea serv. Nagu ma ütlesin, Adrian Bosselil pole ühtegi ässa löödud, aga esimese servi efektiivsus on ikkagi päris kõrge. Ja just esimesse kasti on tal paremini servimis. Vasakukäeline mängija servib just teise kasti. Ebamugavalt, aga tegemist on muidugi see, et mõlemad on vasakukäelised, siis teises kastis, kui serv tuleb väljakust välja, siis on võimalik Pavlovil tõrjuda eest käega. Nii kui vastupidi. Nii. Teine serv. Ja Müstika praegu teine serv, super teine serv šveitslaselt ja mäng tasa. Ei olnud midagi teha nüüd, 2 murdepalli küll, aga vastane ei olnud mingit võimalust. Hea tõrje. Ja forsseeri selle üle, tuleb keskenduda, mitte mõtteid mujale viia. Edu Bosselil. Neli teises setis. Uus game, nüüd ei ole vaja mõelda mingile eelmisele game'ile. Küll. Ja serve. Ikka forsseeris üle 30-15. Kahju. Ja supermäng Pavlovilt. 40-15.
ja tõrje. 40-30. siin ei ole midagi teha, vastal on hea tõrje ja praegu oleks vaja esimest servi igal juhul. See on ikka klassikaline ütlus, et esimene serv. Esimene servi õnnestumisel on juba pool võitu punktis saadud. Nii ongi, esimene serv õnnestus. Vastase tõrje taha joonele. Ja nüüd oli õnne küll. Kõige raskem pall ja Bossel eksis ja 5-4. 5-4 Pavlov on ees teises setis. Esimese seti võitis 6-3 Adrian Bossel. Igal juhul saavad siia tulnud inimesed ja Delfi teeles ja need inimesed. Ja teises päris põnev mäng on ja. Естественно. jah. Viisteist tasa. Joone äärde Pavlovi löök ja oi. No Pavlovile mida parem, et Bossel praegu väga võidukas positsioonis. Põmutas palli meetri ja auti ja 15-30. Pavlov on saanud päris hästi, Bosseli serve mängu. Esimene äss peaks olema Bosselil. Ja ongi esimene äss. Ja tegelikult väga olulisel hetkel, sest et 4-5 taga ja 15-30. Head servi šveitslane vajas. Ja sealt see hea serv tuligi. Nüüd läks pikaks. Pahal hetkel see viga. Nüüd on 40-30.
jaa, just tahtsin öelda, et Pavlovile, et siin ei ole kaotada praegu midagi, et võiks teine serv, kui pehmem serv tuleb, siis üritada kohe teravat tõrjet ja võttis just kui kuulda ja lõi kohe punktiks, nii et mäng tasa. 2 punkti lahutab seti võidust Pavlovit, aga üldiselt see on tegelikult väga kaugel. Siit palli pole ta veel teeninud. Mõte polnud paha. Ja Bosseli edu. Pavlovi löök oli ka päris hea, see madal löök, mille Bossel tagasi oli vollena, et see on ikka kõige lihtsam volle. Šveitsen ei liigutud küll üldse selle rabakuga. Ei ooda, vabandust, küünalpalli peal ei liikunud, aga see läks pikaks. Ja hästi mänginud. Ja nüüd lõi joont ja kuigi Bossel liikus joont katma, aga tõenäoliselt näitabki seda, et oleks pidanud mängima hoopis tagage poole. Vastas on, Pavlov on ka vasakukäeline. Ja kui parema käelise vastu lööd, siis oleks see tagage alla olnud, aga ja serv sai kuidagi tagasi selle palli. Ei, rahulikult hoia palli mängus, no ei olnud vaja. Ei küll kaugele pallist, lihtsalt üle lüüa pikem pall, tempot alla tõmmata ja ei selle asemel täiesti võrgu põhja ja ei tea, mida ta seal tahtis teha. Keskenduda rohkem iga punkti mängimisele. Kui on raske positsioon, siis pikem pall üle mängida. Ei ole vaja üle mõelda. Nüüd tegi Bossel teise ässa ja 2 esimest ässa ta on löönud ja just selles viimases skeemis praegu. Ja seis on 5-5. Murdega setpalli Pavlovil ei olnud. Servikord nüüd Pavlovil ja no. Jäme viga. Küll 30. Ja hästi üldiselt eriti veel selle seti on mänginud Pavlov hästi. Nüüd seti lõpus kahju, kui see game nüüd ära läheb. Esimene serv sisse nüüd. Ja nüüd on keskendumishäired, et see on see kogemuse teema ja üldiselt mänginud päris korraliku partiidena turniiri esimese aastates mängija vastu, aga ei suuda. Ja näeme, et vastupidi, et Adrian Bossel on väga fokusseerunud ja saab aru, et on otsustavad hetked saabunud. Ei saa esimest servi. Kui saabki, siis esimese serv pole ohtlik sugugi olnud.
ja kehvalt ise mängis kehvalt selle game'i. noh, vastane ja ühe servi tõrje muidugi. lõi ideaalse servi tõrje, aga muus osas on Pavlovi kätes olnud. ja sellise olekuga on tal keeruline nüüd vastase servi üldse tagasi murda, et veel mängus püsida. see on olnud mõnedes mängudes on see Antoni probleem olnud, et mõtted on kõige muu peal kui mängu enda peal, et out või sees ei oma üldse mingit tähtsust praegu. Eelmine game ise tegi mitu lihtviga ja siin ei ole kedagi vaja süüdistada. Kohtunik küll nüüd ei otsustanud seda game. Ja matši võidule servib Adrian Bassel Šveitsist. Ja lööb oma kolmanda ässa. See on see kogemus. Praktiliselt 2 seti jooksul nüüd ühtegi ässa, aga nüüd on eelmises game'is 2 ässa ja nüüd kohe alustab ässaga Bassel. Näeme, kui erinev keskendumine praegu, kui vaad jälgida mõlemat mängijat. 30-0. Tahaks öelda, et mängi, aga tõenäoliselt on keeruline. Ja nii see on, 40-0 Bosselile ja 3 matšpalli. Ja Bossel lõpetab 4. ässaga kohtumise 6-3, 7-5. Seega Anton Pavlov paraku esimese asetuse mängijale vastu kokkuvõttes ei saanud, kuigi peab tunnistama, et ei olnud see pilt üldse nii hull, et võib-olla viimases 2 game'is ja see keskendumine kadus ja lagunes ära täiesti ja vastane ka muidugi võttis kokku ennast 2 servi game'is, kui vaja, servis päris korralikult ja kuigi võimalused olid. Teises setis olid võimalused Pavlovil. Poleks mingi ime, kui see mäng oleks liikunud ka otsustavasse seti, nii paraku juhtunud. Ja väikse pausi järel saame jälgida paarismängu, kus kaasa löömas ka Eesti mängijad. Nimelt Hendrik Kinno ja Henri Nael astuvad vastu Hispaania paaril Iván Arenas Gualda, Jorge Hernando